Käes on 25. vlogmassi päev. Ma mõtlesin, et viimaseks vlogmassiks ma ei tee vlogi, ehk siis Diana Banana intro jälle. Hei vlog, siin on Sydney ja tänane video isegi ei ole vlog. Mõtlesin, et ma võtan nagu vlogmassi kokku selles videos. Mina võtsin vastu otsuse teha vlogmassi paar kuud tagasi, kui ma nii-öelda Instagramis avalikustasin, et ma tulen Ameerikasse elama. Ma tegin Instagrami polli, et kas inimesed tahaksid vlogmassi näha Ameerikast, sellepärast et kui ma Soomes või Eestis oleks, siis mul ei oleks midagi vlogida. Et nagu ma ei tee igapäevaselt midagi nii huvitavat, et nii-öelda 24 päeva järjest video üles panna. Aga kuna ma vahetasin reaalselt kontinenti nagu continents ja ma tulin ära Euroopast ja ma tulin Ameerikasse ja siis ma otsustasin, et see on nii suur muutus nii mulle kui ka arvatavasti mu vaatajatele, et miks mitte teha 25 videot järjest, kus ma näitangi teile seda, mida ma Ameerikas teen. Ja kuna ma siin teen päriselt midagi, siis seda on huvitav vaadata ka. Või no ma loodan, et teil oli huvitav vaadata. Vlogmassist ma ütlen kohe algusesse nii palju, et ma kartsin seda palju rohkem, kui tegelikult vaja oleks pidanud. Ma arvasin, et vlogmas tuleb olema üks kõige raskemaid asju, mida ma oma elu jooksul teinud olen. Nagu kui me võtame minu inimese, kellel on vahepeal videote vahel 3 nädalat, isegi rohkem. Ma ei saa isegi iga nädalaselt videot ülesse. Ja ma mõtlesin, et miks ma arvan, et ma saan iga päevaselt video ülesse. Aga need videod olid nii teistsugused. Kui ma oma tavavideoid teen, siis seal on ideed vaja. Seal on korralikku teostust vaja, see on vaja läbi mõelda. Aga vlogidega on see, et ükskõik kus sa lähed, sa lihtsalt võtad kaamera kaasa ja lihtsalt filmid. Ja sellepärast see oligi ülilihtne. Mul oli päevi, kus ma mõtlesin, et suva ma ei pane videot ülesse, aga ma ikkagi panin. Ma olen muidugi täpselt see inimene ka, et ma võin millegi nimel väga vaeva näha ja ma ikka tunnen, et ma ei ole piisavalt teinud, vaid ma ei ole piisavalt tööd teinud. Ja sama on vlogmassiga. Ma tean, et ma olen väga palju tööd teinud. Ma filmisin iga päev, ma monteerisin iga õhtu ja ma panin iga päev video ülesse ja ma ikka tunnen, nagu ma ei oleks nagu väga midagi teinud. Kuigi ma olen selline inimene, siis ma ikkagi ütleksin, et see vlogmass oli suht lihtne, sest ma olen ka väga laisk inimene. Ma lükkan asju vahel nii palju edasi kui võimalik, nagu ma olen nii laisk ja isegi mina sain vlogmassiga hakkama. Siinkohal ma tahaksin kindlasti shoutout'i teha neile, kes mind aitasid. Esiteks shoutout Erol Kungla, kes tegi mu paarile videole thumbnaili. Ta tegi videotele thumbnaili siis, kui ma kas ise ei osanud või ei viitsinud. Ja tema ka täiesti ise pakkus, et ta võib teha ja et kui ma tahan, et ta aitaks, siis ma teada annaks. Ja siis ma andsin talle 2 videot, millele ta võib thumbnaili teha. Ja teine inimene, kes mind aitas, oli Marti Hallik. Tema monteeris mu Targeti vlogi ära ja sealt te kindlasti nägite ka, et sellest oli nii palju rohkem effortit sisse pandud kui mu teistes vlogmassides. Marti tegi väga head tööd sellega. Aga nagu vlogmassi puhul on veel see, et ma arvan, et Eestis ta võib-olla ei tasu nii ära, et nagu ma teenisin sellega kindlasti rohkem, kui ma tavaliselt YouTube'iga teenin. Aga Eesti YouTube'i reklaamirahad ei ole üldse nii suured, et ma isegi nagu, ma saaks mingi üüri makstud selle rahaga. Ma teenisin sellega Eesti miinimumpalga kätte. Okei, nüüd kui ma mõtlen, siis ma tegelikult ei näinud nii palju vaeva ja ma ei teinud nii palju tööd, et nagu selles suhtes see on Eestis nagu suht okei summa. Aga kuna ma näiteks elan Soomes, olen hetkel Ameerikas, siis see raha ei ole nii suur. Ja kuna ma ühtegi koostööd siia vlogmassi ei saanud, thanks brändid, et te muga ühendust ei võtnud, siis ma ei saanud ka kuskilt lisaraha teenitud. Aga ega ma ei teinudki seda absoluutselt raha pärast, ma tegin seda sellepärast, et ennast nii-öelda ületada, ennast proovile panna. Esiteks ma läksin julgemaks vlogimises. Ma kindlasti ikka veel ei ole mingi super julge, mingi lähen ükskõik kuhu vlogin, ma still kardan inimesi, aga varem ma vlogisin niimoodi, et täiesti alt ja mu kaamera oli siin all lihtsalt, et nagu keegi aru ei saaks, et ma ennast filmin. Nagu jumal hoidku, te ei tohi teada, et mina ennast filmin. Aga nüüd ma võin niimoodi kaamerat käes hoida, kõndisin läbi parklate ja mul oli suva. Suht poodides ja nagu väga avalikes kohtades ma ikkagi ei teeks seda. Üks asi, mis on ülioluline, millest võib-olla kõik aru ei saa. Kui sa teed videoid, sul on mingi teatud arv vaatamisi, mida sa ootad. Ja need numbrid võivad väga sind inimesena mõjutada. Sain kunagi tohutult palju vaatamisi, aga siis mul tuli see drop, sest ma väga ei teinud videoid. Et nagu kui ma panin video üles ja see sai üle 20 000 vaatamise, siis sellega ma olin rahul. Ma tean, et Marial näiteks on üle 30 000 see keskmine. Et nagu kui sealt alla jääb, siis on nagu võib mõjutada juba. Ma ei tea, Hensu, kus tal on raudselt mingi 300 000, siis ta on rahul, sest ta saab nii palju vaatamisi lihtsalt. Anyways, that's besides the point. Ja see vlogmassi protsess räigelt nagu humble'is mind. Ma olen tegelikult väga humble inimene. Ma olen väga õnnelik ja tänulik alati kõige üle. Ja aga need vaatamised võivad inimest mõjutada. Vlogmassiga, kuna ma panin iga jumala päev video ülesse, siis ilmselgelt need ei saa nii palju vaatamisi. Ilmselgelt on inimesi, kes valivad sealt oma lemmikud välja ja ei vaata igat videot. Seega mu esimesed vlogmassid said niimoodi, et nad said 10 000 vaatamist täis ja siis sealt nagu kogusid juurde. Ja minu jaoks 10 000 oli lihtsalt
ma tundsin ennast nii sitasti, mul oli nii halb enesetunne, ma mõtlesin, et mis ma teen seda vlogmassi, kui keegi ei vaata. Ma tean, et osad, kes seda kuulavad, on mingi 10 000 vaatamist ei ole vähe, ma tean seda. Aga kui sa oled harjunud 20 000-ga, siis 10 000 on vähe. Aga kuna ma tegin neid videoid nii palju, see räigelt nagu tõmbas mind tagasi. Kui ma muidu ootasin seda 20 000, siis nüüd ma olin väga rahul 10 000-ga, sellepärast, et ma sain aru, et inimesed ei jaksa vaadata iga päev iga videod. On need osad inimesed, kes reaalselt vaatavadki kõiki videoid ja teile ma olen nii tänulik, aga ma olen tänulik neile ka, kes valisid lihtsalt üksikud videod välja, mida vaadata. Läbi selle vlogmassi protsessi mul ei ole seda nii-öelda eneseviha ja enesehaletsust, kui mõni mu video näiteks vähem vaatamisi saab. Made me more humble ja pani mind veel rohkem austama seda, mis mul on. Ja selle üle ma olen väga õnnelik, sellepärast, et sa ei saa lasta numbritel ennast nii suurelt mõjutada. Vlogmassist nii palju veel, et kas ma teeksin seda uuesti? Jaa, teeksin, kui ma järgmine aasta midagi huvitavat jälle teen. Kui ma järgmine aasta Eestis terve detsembri olen, siis mul ei ole mitte midagi näidata. Aga kui ma jälle kuskile mujale satun, siis kindlasti ma võiksin vlogmassi teha. See siin oli vlogmassi viimane video. Tegelikult on küll kurb. Ma ei tea, kuidas ma siit edasi lähen. Ma ei oska enam ette kujutada seda, et ma ei võta iga päev kaamerat igale poole kaasa. Kõige rohkem olen ma elevil selle üle, et ma saan jälle YouTube'i ja Netflixi vaadata, sest et vlogmassi ajal mul lihtsalt ei olnud aega. Ma vaatasin mõne üksikosa Netflixi, vaatasin ülivähe videoid võrreldes sellega, palju ma tavaliselt vaatan. Lihtsalt sellepärast, et õhtul, kui ma lõpuks koju jõudsin, siis mul oli vaja monteerima hakata ja siis oli kell juba nii palju, et ma läksin magama. Nüüd mul on õhtud vabad. Ma saan reaalselt Netflixi vaadata. Ma olen nii õnnelik selle üle. Vaadake, kui väiksed asjad teevad inimese õnnelikuks. Paljud küsisid, et mis nüüd siis edasi saab, et kas ma ei teegi rohkem videoid. Kindlasti teen. Ma lihtsalt ei tea, milliseid. Ma olen praegu väga lost omadega. Ma ei tea, kuhu siit edasi minna. Ma arvan, et nagu kõige parem plaan ongi see, et ma teen nädalas 2 videot. Ala mingi kolmapäeval tuleb vlog ja siis ala mingi laupäeval tuleb siuke tavavideo. Et mis te sellisest plaanist arvate, andke mul all kommentaarides teada. Mina näen teiega, ma ei tea millal, aga ma näen teiega millalgi. Ma väga tänan teid, et seda vlogmassi vaatasite, et te minuga sellel teekonnal kaasas olite ja ma tõesti olen tänulik iga inimese eest, kes vaatas videot, like'is videot, dislike'is videot, kommenteeris, kirjutas mulle. Te ei kujuta ette, kui palju siuksed asjad mulle tähendavad. Seega aitäh teile ja peatse kohtumiseni.